Nii lapsele kui vanematele endile on alati kõige parem lahendus see, kui vanemad suudavad saavutada kokkuleppe lapsi puudutavates küsimustes. Seda siis kas omavahel või kolmandate isikute kaasabil või lõpuks kohtuabiga. Alustuseks on kindlasti vaja proovida läbida kõikvõimalikke meetmeid ja viise, et selline kokkulepe sünniks kohtuväliselt. Sageli pöörduvad vanemad sellise esmase nõustuse saamiseks advokaatide poole ja seda eelkõige selleks, et aru saada, millised õigused ja kohustused on vanematel pärast lahkuminekut ja millised on nende õigused ja kohustused oma lapse suhtes ja millised on lapse õigused. Ja advokaadid, kes on perekonnaõigusele spetsialiseerunud, aitavad sageli neid kokkuleppeid saavutada ja ühtlasi aitavad vormistada neid kokkuleppeid selliselt, et nad oleksid päriselus ka edaspidi täidetavad ega tekitaks juurde uusi vaidlusi. Alati on võimalik pöörduda täiendavalt kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole, kes on samuti pädevad selleks, et aidata vanematel laste osas kokkuleppeid saavutada. Ja ühtlasi saavad lastekaitsetöötajad suunata vanemaid vajalikele teenustele, sealhulgas näiteks perelepitusteenusele. Ja alates 1. septembrist on uus kord, mis näeb ette seda, et kohtud ei hakka sisuliselt suhtluskorra ja hooldusõiguse vaidlusi lahendama enne, kui vanemad on läbinud kohustusliku lepitusmenetluse. Ja sellele teenusele saavad suunata lastekaitsetöötajad. Vanemad, kes lähevad lahku ja vanemad ka, kes elavad koos, omavad lapse suhtes võrdseid õigusi ja kohustusi. Seda nimetataksegi hooldusõiguseks, mis koosneb isikuhooldusest ja varahooldusest, ehk siis õigusest last kasvatada, hoolitseda tema heaolu eest ja õigus siis hoolitseda ka lapse vara eest. Ühise hooldusõiguse puhul eeldatakse, et vanemate õigused ja kohustused lapse suhtes on võrdsed ja see tähendab ka seda, et kõik otsused, mis last puudutavad, peavad vanemad vastu võtma ühiselt. Ja seda kuni selle hetkeni, kuni kohus ei ole ühist hooldusõigust lõpetanud, kas täielikult või osaliselt, ja andnud mingis küsimuses ühele vanemale üle ainuhooldusõiguse. See tähendab näiteks, et ühel vanemal võiks olla õigus otsustada lapse viibimiskoha üle või lapse koolivaliku üle või lapse terviseküsimuste üle. Üldiselt hooldusõigus vanematel säilib ka siis, kui vanemad lähevad lahku, mis tähendab seda, et vanemad peavad ka edaspidi kõikides lapsi puudutavates olulistes küsimustes tegema koostööd ja saavutama kokkuleppe. Üks olulisi küsimusi ja õigusi, mis lapsel on ka pärast seda, kui tema vanemad on lahku läinud, on lapse õigus oma mõlema vanemaga suhelda ja seda nimetatakse suhtlusõiguseks. Kui vanem rahaliselt ei toeta, ei maksa elatist või ei ole võimalik tema kokkuleppeid saavutada, siis jällegi on võimalik kas pöörduda lastekaitsespetsialisti poole, kas pöörduda perekonnaõigusega tegelevate advokaatide poole või siis juhul, kui tõesti ei ole võimalik neid kokkuleppeid saavutada kolmandate isikute vahendusel, on vaja pöörduda kohtusse elatise nõudes. Alustuseks on vaja välja selgitada, miks on lapse käitumine korraga muutunud negatiivseks selle vanema suhtes, kellega tal tavapäraselt on olnud hea läbisaamine ja hea suhe. Nii nagu koos elavad vanemad, nii ka lahku läinud vanemad peaksid tegema omavahel koostööd ja sellises olukorras, kus lapse käitumises on selgunud negatiivsed muudatused, tuleks teise vanemaga ühendust võtta ja selgitada välja, mis on siis teise vanema kodus sellisel ajal toimunud. Abi on kindlasti võimalik saada lastekaitsespetsialistilt,
Kui need sellised negatiivsed muutused ei ole ühekordsed, vaid pigem süvenevad, siis võib olla vajalik pöörduda psühholoogi juurde ja lõppastmes on võib-olla vajalik teha mingisuguseid muudatusi siis selles elukorralduses, milles laps on siiani elanud, on see siis suhtluskorra või hooldusõiguses. Kui vanemad on lahku läinud ja vanematel ei ole omavahel veel kokku lepitud, millisel viisil hakkab laps edaspidi vanematega suhtlema, ehk et milline saab olema konkreetne suhtluskord ja selgub, et üks vanem ikkagi ei võimalda ega toeta lapse suhet teise vanemaga, sellisel juhul on vaja teha kõik selleks, et suhtluskord konkreetselt paika panna. Suhtluskord on vajalik nii lapsele kui vanematele, eelkõige selleks, et kõik osapooled oleksid teadlikult sellest, millal laps on ühe vanema juures ja millal ta on teise vanema juures ja et vältida võimalikke konflikte ja vaidlusi vanemate vahel. Juhul, kui vanemate vahel on kas sõlmitud suhtluskorra kokkulepe või on lausa kohtu kaudu suhtluskord määratud ja seda ei täideta, siis on erinevaid võimalusi. Juhul, kui on suhtluskord kokku lepitud vanemate vahel ja seda ei täideta, siis tuleb ikkagi pöörduda kohtusse ja kas seda suhtluskorda muuta või siis võimaldada kohtul määrata konkreetsed tingimused selleks, kuidas suhtluskorda täita tuleb. Juhul, kui suhtluskord on määratud, aga ta millegipärast ei tööta, on vajalik ilmselt pöörduda kohtu poole ja see suhtluskord üle vaadata. Väga keerulised olukorrad on need, kus laps väidetavalt ei taha teise vanemaga kohtuda ja erialapraktikas eristatakse siin kahte olulist terminit või sündmust. Üks nendest on vanemast võõrdumine ehk siis selline olukord, kus millegipärast laps oma teise vanemaga ei suhtle, aga seda suhtlemist ei ole ilmselt ka enne varasemalt väga palju olnud ja ta sellistel objektiivsetel asjaoludel võõrandub oma ühest vanemast. Teine, mis nüüd on teine termin, on võõrandamine. See on siis ühe lapsevanema täiesti teadlik käitumine, et jätta laps oma teisest vanemast ilma. Ja see võõrandamine on selline teadlik erinevate tegevustega pidev toimetamine, lapsega manipuleerimine, mille tulemusena laps ühel hetkel võib väljendada väga selgelt negatiivseid emotsioone oma teise vanema suhtes. Ta võib olla tema peale kuri, ta võib teda vihata ja väga selgelt väljendada, et ta ei soovi temaga suhelda. Nüüd võõrandamisega on tegemist sellise nähtusega, kus vanemal ja sellel lapsel eelnevalt on olnud väga hea suhe. Ehk võõrandamine saab toimuda ainult siis, kui ühel hetkel laps enam selle vanemaga, kellega ta enne väga hästi läbi sai, enam läbi saada ei soovi. Kui on tuvastatud, et on just tegemist nimelt selle lapse võõrandamisega, ehk laps ja vanem said varasemalt väga hästi läbi, nüüd ühest hetkest laps väljendab, et ta vihkab teist vanemat, on vaja kiiresti astuda samme selleks, et seda võõrandamist ei saaks lõpule viia, ehk et lapse ja vanema suhe tuleb taastada. Ja selleks on lastekaitsespetsialistid, selleks on perekonnaõiguse advokaadid, võib minna vaja ja tavaliselt lähebki vaja psühholoogide abi ja võimalik, et on vaja pöörduda kohtusse selleks, et lapse ja vanema suhe taastada.